tundub, et ka FC Elva on ennast nüüd üles rivistanud ja nemad selle palli mängu saavad panna. Esiliiga 20. voor, Viimsi JK versus FC Elva. Ja Nõmme ava vile on kõlanud, hakkame minema ja Veiko Kütt. Kütilt nüüd pall ette poole, aga tõesti pigem ebaõnnestunult, aga nüüd napastatakse see pall ära ja FC Elva läheb seda kohtumist juhtima 22. minutil. Värava autoriks tundub, et on selles olukorras mees, kellele särgi peal number 8 või siiski. Vaatame, Laidvee on seal murule jäänud ja Kristoffer Lahe täpselt samamoodi. Aga tõesti tundub, et värav siiski jääb. Kas sa ei näe, kuidas mulle selles olukorras sisse lennati, aga vaatame olukorda järele ka. Veiko Kütilt pall ette poole. Kristoffer Lahe selle ära napsas ja tõesti Rasmus Lindmäe mees, kes selle palli sealt ära napsas ja selle võrku pani. Tõesti võib öelda, et järjekordne kaitse-error viimsikate poole pealt. Oli ju pall Kristoffer Lahel käes, aga tundub, et tõesti Laidvee ebaõnnestunult enda mehele välja, aga jälle söödueksimus ja võimalus nüüd uuesti minna FC Elval. Haapmaa värava ees ja vormistab seisuks 2-0 30. minutil Karl-Johan Haapmaa ja tõsi on nüüd see, et pool tunni möödudes Viimsi JK on kaheväravalises kaotusseisus. No, ma ütlen niimoodi, et see teine värav oli õhus, pigem rohkem õhus kui Viimsi esimene. Aga tõesti Karl-Johan Haapmaa värava eest tegi oma töö väga-väga kenasti ära. Kiiruse peale, no sellel mehel kiireid jalgu on küll. Tegi ta sealt selle väikse kiire sööstu ja mängib Kristoffer Lahest tõesti selle palli kenasti sinna alumisse nurka kenasti mööda. Näete, mees lasi väikse looma välja ka. Aga miks ta seda tegema ei peaks? Näeme teise nurga alt ka nüüd tõesti kahe Viimsi mehe vahelt. Haapmaa Ron Eltsas oli seda palli proovimas üle otsajoone lasta. Küll aga maksab see praegu neile valusalt kätte, sest Neville Grimm saab kaugelt üritada ja Silver Rebane ei tee üldse mitte halva tõrjet seal. Kolmas nurgalöök kasutada, käed taeva poole, tuleb nüüd teravam pall. Mehed kerkivad ka, jälle paneb pea vastu ja värava joone pealt Silver Rebane toob selle olukorra välja. Suurepärane tõrje, aga pall on jätkuvalt mängus. Pikki mehi on seal küll ja veel. Tuleb pall ka järele sinna. Kerkivad mehed ja nüüd on ristnurgas pall. 70. minut ja Oskar Ollik on selleks mehes, kes alustab siin potentsiaalset Viimsi tagasi tulekut. Tõesti suurepäraselt kasutati see olukord ära. Aga nüüd on siin omajagu segadust ka. Nüüd näeme seda olukorda järele ka. Kõre pani nurgalöögi mängu. Ja tõesti Oskar Ollikul oli see vasak jalg sealt vabaks jäetud ja ristnurgas see maandus. Tõesti igati suurepärane sooritus Viimsi mängumehelt selles olukorras. Kust see viigivärav välja võluda, tuleb terav pall. Vaherna saab pea vahele ja läheb paremast värava postist natukene mööda. No. Kõre palliga. Ja kaotab palli ära ja nüüd on Elval võimalus minna. Butia värava ees olemas ka, saab palli endale ja vormistabki seisuks 3-1. Võib küll öelda, et 3-1 FC Elva selle kohtumise võidab ja täpselt niimoodi ongi. Nõmm puhub lõpupilet ja toome teieni peagi ka mängu järgsid intervjuud, aga vaatame enne seda ära veel selle värava. No tõesti, Butia oli seal täiesti üksi jäänud ja tuli see pall lihtsalt sinna alla võrku panna. Aga tõesti, mis ta proovis see Viimsi. Ei saadud siit seda viigiväravat ja saadakse hoopis. No, tunned sa, et oleksite tänasest kohtumisest midagi rohkemat väärinud? Ma ei tea, raske sõnu leida tegelikult. Natuke nagu ebareaalne see, mis me seal nagu esimese poole 30 minuutiga tegime.
ma ei tea, 3. mängu järjest vist, kus me laseme endal 0-2 taha ja siis hakkame nagu otsima kuskilt nagu väljapääsu jälle, et noh, lõpus jälle mingid poolmomendid olid, aga no ei ole niimoodi võimalik mängida. No terve mäng sisuliselt suhteliselt kahvatu teie poole pealt, oskad sa öelda, mis selle taga võiks olla ka? Ma ei tea, ma ei oska nagu praegu emotsiooni pealt võib-olla ka nagu vale öelda, aga no reaalsus see, kui me ei suuda vastutust võtta ja ise nagu palliga oleme nii kohmakad ja noh, põeme, siis on väga raske nagu midagi paremat loota, et tegelikult tuleb natuke nagu peeglisse vaadata ja teha oma korrektuurid sealt, et jah. Midagi positiivset ka sinu hinnangul tänasest annab kaasa võtta või pigem mitte? No võib-olla see, et nurgalöögis suutsime värava lüüa, et kui eelnevate mängudega kokku oleme lugenud, et meil on siin 40 nurgalööki olnud ja 0 väravat, siis noh, täna jällegi kuskil 10–12 nurgalööki on, et ühe saad kätte, siis võib-olla rõõmu võib see pakkuda, aga no suures plaanis ei oska praegu midagi positiivset leida. Tabelis olete ka Velkost omajagu maas, kui palju mure see tekitab? Ei mõtle absoluutselt praegu Velkole, et noh, see vahe on juba praegu nii pikk, et keskendume oma mängule ja proovime siit mängu kaupa nagu ronima hakata, et hetkel ei vaata üldse sinna tabelisse selles mõttes. Olgu, aitäh sulle, Karl-Eri! No Elva poole pealt mõistagi rõõmsa näoga meie juurde jõudnud Kristo Põldsaar. 3-1 võit, ole hea, võta mäng oma sõnadega kokku. Mäng oli võidukas, edukas, võitlus täis ja täpselt selline, nagu me plaanisime siia tulla mängima ja täpselt sellise tulemusega, nagu me tahtsime siit ära minna. No, julgen väita küll, et sisuliselt kõiges jäite peale täna Viimsi vastu. Oskad sa öelda, et millega te siis kokkuvõtlikult ära murdsite Viimsi? No me ikka võitlesime. Ma arvan, et seda särki kandes ei saa teistmoodi kui võidelda ja ma olen ka sellel hinganud kuulda, et Elva mängis võitlikumat Viimsi vastu täna. Ja see tõi meile ka, me võtsime viimase kolmandikul neil kõvasti palju tagasi, sealt me skoorisime ja lõpuks 3 punkti. Tabelis olete jätkuvalt 4. Kui palju mure, kui üldse see tekitab? No päev korraga. Täna võtsime maksimumi, mis me teha saame. Nüüd me läheme koju, teeme omad järeldused sellest tabeli seisust ja kus me tahaksime olla ja paneme edasi. Me ei saa praegu mitte midagi sinna tabelisse teha, kui end edasi panna. Järgmine mäng Läänemaaga karikasarjas, võidu pealt on sinna vast hea vastu minna. Vahet ei ole, võit või kaotas, me läheme sinna järgmisest mängu läheme ikka võitma. Aga siiski jah, tõesti bussisõit tuleb Tallinnas palju mõnusam kui 0 punktiga tagasi minna. Olgu, aitäh sulle, Kristo! Aitäh!